Tervitused, suur talv on käes ja jääpüük käib nüüd täies hoos ja mõtlesin, et teeks ka oma avalaksu see talv ja plaanin siis minna nüüd jää peale. Vaatame siin varustus üle ja lööme siit tolmu maha, mis mul siin on. Muuseas, see on mul 5 aastat tagasi ostetud põhivarustus, siis kui ma esimest korda mõtlesin, et jääpüüki üldse proovin. Et ma muidugi ei teadnud, kuidas see mulle meeldib, aga selles suhtes läksin täispanga peale välja, et ostsin küll mitte kõige kallimad, vaid sellised soodsamad asjad endale. Aga ei kahetse, aga arvestades mu selliseid talipüügi vajadusi ja käimisi, siis rohkemat enamat mul seni pole vaja olnud ka, aga ehk siis täiesti tavaline käsi jääpuur, selline 30-eurone. Täitsa hästi on teeninud mind ja pole nagu sellist peenemat akutrelliga varustust vaja veel läinud, et ei puuri neid auke nii palju ja käimisi ei ole. Lucky Johnny talikast kohe juurde, kus siis kalavarustust hoida. 3 sikuõnge mul põhiliselt siin, millega ma püüan, saab erinevad landid otsa panna ja nendega järge mööda proovida ja siis on ka olemas Pärnu Peipsi kombaini nii-öelda see komplekt kohe kirve ja muskadega. Ja siis loomulikult oli kelku vaja, millega kõike seda kola vedada. Vaatame siia kasti sisse ka korra. Siin on lahtised mõned põigid ja sikud. Pärnu Peipsi kombaini komplekt siin varu. Ka üks kindlata muska. Siin veel kelgus vajalikud asjad, jäätallad libedaga kuluvad ära, kui on ikkagi selline vesi peal ja siis ilma nendeta oleks suht piin. Ja need on suureks abiks jää peal. Kasti sees siis on siin kola. Jääkulp vajalik. 2 landikarpi siis. Siin on siis need nii-öelda viibid, mul 2-poolne karp. Veel üks karp, kus on püsti sikud metall nii-öelda ja teisel pool on rapala. Põigid, 2 kirbuõnge. Nendega ikka lepiskala jaoks. 2 taliunda. Söödakorv. Sööda alla laskmiseks jääaugust siis. Ja kindlasti kaela jäänaastrid, kui on kahtlust, et jää võib olla kuskil ebaturvaline. Praeguseks on juba, nagu mina lähen, on juba jää korralik. Ja siis sai veel riietus ostetud ka kohe samal päeval, et ka selline soodsamapoolne imaks, millega ma 5 aastat olen vantsinud ja on ikka kilomeetreid ja püüki saanud. Üks imaksi komplekt maksis ta vist 100+ eurot, et tavaliselt öeldakse, et saad nii palju kui maksab, aga selle komplekti puhul võin väita, et oli kõvasti rohkem kui küll, et on peaaegu siiamaani, et nüüd ma vahetan ainult püksid välja, nüüd on mul teist korda juba, kui 1 korra nõmmeldud, nüüd nad on siin uuesti korralikult lahti, aga ma mõtlesin, et aitab küll nende pükstega. Nende aeg on läbi, aga kuna see jope veel täiesti kestab ja on kasutuskõlblik täiesti terve, siis mõtlesin, kuidas ma teen, et praegu veel ei hakanud sellist uut talikomplekti ostma, võib-olla järgmine talv siis. Uus talvekombe, et aga ostsin siia lihtsalt juurde ühed Savage Gear'i vatipüksid ja läheb see talvel püük niimoodi edasi.
aga mis siin ikka on, sihuke põgus ülevaade mu tagasihoidlikule talipüügivarustusele. Lähme seame siis sammud jõe äärde ja vaatame, mis meil õnnestub välja meelitada. Suudun püügile siis Kasari jõele ja püügikalaks siis särg, haukahven. Ega siin muud suurt lootust ei ole. Võib ka muud lepiskala äkki saada. Kõigepealt proovimegi siis lepiskala saada. Söödastame haugu alla ja platsi sisse, et äkki saab unnale siis särge ja saab unnad likku ja siis proovime pärast põigiga ka ja sikuga. Vaatame siis, kuidas läheb. Üks auk hakkas tööle siin nüüd. Söödastasin augud ära ja panin sisse, hakkasin teist kõrval aukugi panema. See noogutisin mitu korda. Ehk on mingi särjepoeg ikkagi all ja saab varsti unnad panna sisse, et tuleb siuke 3-tunnine püük. Opa, tuleb küll. Nüüd on, loodame, et ei ole väga suur särg. See on ju unnaks paras, väike särjepoeg. Proovime mõned väiksemad veel saada. Panengi 2 unda võib-olla. Siin on vist suurem unnale, see ei kõlba. Nii, kui ühe unna sättisin sinna augu keskele, siis tuli üks täpselt selline paras unnasärg, väike nagu ma lootsin. Mulle meeldib siukse jõe peal selliste väikestega. Ja teise sätime siia roo äärde rohkem. Circa siuke 50 meetrit eemale teisest ja jätame need 2 unda siis ootele. Kell saab juba 2, ma tulingi nüüd pärast lõunat siin siuke näpuharjutus, esimene talvepüük see hooaeg, aga proovime veel, et lähme korra sinna särjeaugule tagasi. Lõputsime võib-olla natuke nendega ja siis proovime põigiga veel. Ühe õnge siin välja kerima, 4 püügivahendiga ei tohi püüda. Lubatud on 3, jätan praegu siis 2 unda ja ühe kirbu õnge veel siia, vaatan niisama, kas annab särgedega veel kontakti siin saada, aga suht passiivne ta on, unnale 2 tükki ja siin mõned võtud ja kätte lasin suuremad tagasi, et mis jäid unnale liiga suureks. Lähen katsetan nüüd põigiga siin, tegin mõned augud ette ja äkki saame hoopis sikule võttu ja pärast viiblandiga ka. Mingi 45 mintsa on unnad ka sees olnud, et nende lipud ei ole ka heisatud. Aga vaatame, äkki ikkagi mõni rööguala on liiklel ja kas tuleb midagi siit landikala nii-öelda viibile, põigile või siis ikkagi lõpuks ärkab mõni und ka.
vaikus, mis vaikus, siin olen augu peal püüdnud nüüd mõned kohad ja siin jah, on praegu täielik vaikus nii viibile kui põigile. Ei reageeri nendele lantidele ka siin keegi. Ainuke elumärk siis jah, kirbuõngele särg, aga nendega ei viitsi praegu enam tegeleda. Teen ühe augu veel siia täpselt selle jõesopi või sulle suurema käänaku keskele. Teen väikse võileiva ampsu ja siis samal ajal ühe koha peal solgutan põiki ja viibi ja unnad endiselt vaikivad. Lipud on all vähemalt, kuigi ühe korra ma olen niimoodi saanud, et läksin korjasin unnad kokku ja ühe lipud olid all ja siis vaatan ühe unna otsas on raskus ja tuli 1,5 kilone au. Neelas lihtsalt all, aga kerima ei hakanudki. Teeme väiksed värvivahetused, üks roheline oranži kõhuga, no ongi ahvena toonides rapala põik. Ma proovin enne selle lilla oranžika viibiga siin. Opa. Jah, sain selle võtu siit kätte ja päris korralik ahven. Väga ilus päts tuli siit. Selle rohelisele põigile, aga ma lõin selle kaamera panin kinni, aga siiski, näe. Ilus päts, siuke ma pakun peaaegu 400 isegi vist. Vaatame, kas on veel, ahven ju peaks ju tegelikult talvel. Kas oli üksik või on neid siin rohkem? Vaatame. Tundsin juba eelnevalt korra togis, midagi nagu oli. Tõssin uuesti pausi ja siis oli juba taga ja hakkasin üles kerima. Arvasin, et panen kaamerat tööle, aga kaamera käis peal. Aga jah, nüüd siin 2-3 minutit on möödunud ja mingit järge küll rohkem ei ole. Jah, üksik võtt. Et nii ta on. Ei ole nagu Peipsi või Pärnu jõgi, kus võib hakata tulema, aga pigem siuksed üksikud kollid. Üksikud pätsid, kes mööda ujuvad. Ma proovin need 3 auku, mis ma siin enne eemale puursin. Proovin ka selle rohelise põigiga läbi. Täiesti vaikus edaspidi, ei saa siin rohkem võtta hetkel. Tulin korra siis pätsi augule veel, vaatame.
undadele ka keegi ei reageeri, ega ma hakkan nüüd asju kokku panema ja aitab tänaseks. Käib küll esimeseks korraks ja täitsa minu tavaline kalapüügipäev siis, kus midagi võib jopata ja nagu ikka mulle kohane suuri saake ei tule, on sellised üksikud. Aga ma arvan, et kohtume varsti kuskil suurtel jahimaadel, et käime Pärnus kindlasti ära ja tahaks Peipsile ka jõuda see talv. Näeme siis uuel kalaretkel.